is a beauty and I feel your heartbeat to make my life complete, yeah. Oh, but I knew you were trouble in all your I day. need is a So shame beauty on me and a now, fool me beat to to make my places I've life never complete, yeah. Tere tulemast novembrikuu saatesse. Eetris on Kigu TV. Mina olen Aleks. Ja mina olen Õilme. Teeme väikese ülevaate, millest täna saates juttu tuleb. Karlova Superstaari 10 finalistist 4 meie oma kooli õpilased. Kooli välisfassaadi remont venib. Meediaõpilased Tallinnas karjäärivõimalusi uudistamas. Kodanikunädal Kivilinnas. Kivilinna gümnaasiumi õpilaste andekusel pole piire. Mis toimus loomõhtul? Aleks, kas pole mitte tore, et meie enda koolist on nii paljud õpilased 4 aasta jooksul osalenud Karlova Superstaaris? Näiteks esimesel aastal osales meie kooli viilistlane Katrin Merili Poom ning 3. aastal osalesid Liis Reisner, Kadi Poll ning praegu 11. E-klassi õpilane Sabina Gusseinova, kes kõik on jõudnud finaali. Esimest kohta küll neist keegi ei saavutanud, aga äkki 4. kord läheb õnneks. Heidame pilgu peale, kuidas selle aasta Superstaari pürgijatel läheb. Karlova alustas taas oma Superstaari otsinguid juba 4. sügist järjest. Konkurss on ülelinnaline ning osalejaid on tulnud ka väljaspoolt Tartut. Ka meie enda koolist osalevad mitu julget ja vaprat laulumeest ja naist. Joosep Pendra, Grete Junson, Enelis Põder, Marta Arula. Kigu TV külastas konkursi telgitaguseid ning uuris välja, mis muljed on meie kooli finalistidel. Proovides ei lähe praegu veel väga hästi. Ja aega ka hakkab vaikselt nappima ja siis on siuke pinge peal. Ei kujuta ettegi. See päev tuleb ilmselt midagi enneolematut. Meid saadab siis Karlova gümnaasiumi vilistlastest moodustatud superbänd, kus mängib ka meie kooli õpilane Joonatan Toomiste. Ja siiamaani on kõik olnud väga toredad, nalja on saanud, iga ühesõnaga ei hakka. Laulmisega tegelenud ma pole üldse kaua. Väiksena käisin viimati laulustuudios, aga tõsisemalt võtsin selle kätte kunagi kevadel umbes, kui saatsin sõbrale esimese lindistuse ja õnneks sain head tagasisidet ja siis nii see läks. Minu juhendaja Sirje Vassmann on mind väga aidanud. Tänu temale ma olen saanud rohkem julgust siin olla ja olen rohkem kogemusi saanud, just see esinemiskogemusi ja nii edasi. Ma kuulsin sellest konkursist tänu sellele, et meie kooli tuldi rääkima sellest ja seal esineti ja mulle tundus see huvitav kogemus võib-olla. Kahju on sellest, et osalejatega väga palju ei ole saanud koos olla ja väga ei ole teisi kuulnud ka laulmas ja sellepärast ei oskagi nagu öelda, et kas nad on tugevad konkurendid või ei ole. Ma tulin siia osalema sellepärast, et ma olen väga paljudelt eelmiste aasta finalistidelt kuulnud, kui hea kogemuse nad on saanud ja üldse see kogu projekt ja see, et kui toredad inimesed siin on ja kui palju see on neile juurde andnud. Tulge kindlasti kuulama 14. detsembril Tartu Karlova gümnaasiumis. Ilmad on karmid, kuid töö vajab tegemist. Kindlasti on kõik märganud meie kooli ümber taas liikumas meisterlihi, käivad fassaaditööd. Sellega seoses küsisime majandusjuhi Aleksei Pauksani käest paar küsimust. Kuidas sujub kooli välisfassaadi remont? Üle kivide ja kändude. Aga jah, probleeme on sellepärast, et süüdi on selles üks riigihanke seadus.
mis käseb välja kuulutada teatud summadest alates riigihanke ja võidab see, kes pakub vähem kulukat lahendust ehk see, kes pakub hästi odavat ehitamist. Paraku, nagu ajalugu näitab, ei suudeta tihti odavalt ehitamist läbi viia ja firmad lähevad ära pankrotti. Nii juhtus ka sellise eelmise firmaga, kes meil siin asja tegi. Lihtsalt tal olid nii suured võlad lõpuks, et tal ei antud enam ehitusmaterjali kätte ja tänu sellele ei saanud talle ka riik või kohalik omavalitsus maksta järjekordse tööfaasi eest. Praegu siis tegutsevad siin uued firmad peal, kes siis lubasid, ütleme niiviisi, kevadel vaegtööd lõpetada. Ma oleks veidi pessimistlikum. Võib-olla jaanipäevaks on siis valmis. 12–16 november oli meie koolis keskkonna- ja tehnikanädal teadus ning 10. ja 11. klasside meediarühmad said selle puhul lubada endale ekskursiooni Tallinnasse. Igal aastal toimub Kivilinnas tehnikanädal, mille raames toimub meie koolis palju üritusi. Meie 10. ja 11. E-klassi meediasuuna õpilased said külastada Tallinnas Eesti Rahvusringhäälingut, kus said kuulda ja näha palju uut ning huvitavat. Kus see valitseil on? See on meeter 50 meediaorganisatsioon, mis koosneb siis Eesti Televisioonist, TV2 ja raadioprogrammidest Klassikaraadio, räägib klassikalist nii ajalooliselt klassikalist tänapäeva ja mõtlema läiklased. Siis on loomulikult noorteraadio, see on siis raadio 2, kus hetkel peatoimib Genka. Neli on siin kolmandal korrusel enim tuvatud võõrkeelne ehk siis venekeelne raadiojaam. Aga Raadios ka ja venekeelset Venemaalt tulevat raadiolaineid on ja Eestis on väga võimalik vastu võtta ja ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi ja minu väike karupeake on karutarkust täis ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja klaps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Meeldiva päeva lõpus käisid meie tublid meedikud ära teletorni tipus. Õppekäigu ühendajaks oli Riho Rosin.
'cause I believe in me. Ooh. 8. novembril toimus teist aastat järjest loomeõhtu, kuhu kogunesid meie kooli kõige andekamad õpilased. Mis on loomeõhtu ja mis see endas kujutab? Kivilinna gümnaasiumis on loomeõhtut tehtud nüüd sellisel kujul 2 aastat. Kui ma 3 aastat tagasi siia kooli tööle tulin, siis avastasin, et õpilaste hulgas on imelisi loojaid hingi ja et neid kuidagi kokku kutsuda ja neid omavahel tuttavaks teha ja teistelegi näidata, siis esimene katse loominguliste inimeste kokku kutsumiseks oli eelmisel sügisel hingede ajal 8. või 9. novembril. Ja kuna sinna kogunes mituteistkümmend inimest, küll joonistajaid, luuletajaid, muusikuid, käsitöömeistreid, siis näitas see, et inimesed tahaksid näidata ja avaldada seda, mida nende hing on pannud neid tegema. Ja kellele see suunatud on? Oleme valinud siin sihtgrupiks 8. kuni 12. klassi, ehkki see võiks ju toimuda ülekoolilisena. Aga väikeste majas on kindlasti omad analoogsed tegemised ja see on siis hetkel mõeldud küll 8. kuni 12. klassile. Osalejaid ongi peamiselt põhikooli lõpuklassist. Gümnaasiumi lõpetajatel on vist juba teised tegemised. Ja kuidas möödus tänane loomeõhtu? Sel aastal oli ilma igasuguse reklaamita, sellise pealesuruva reklaamita inimesi kohal taas, kas 14 või. Ja oli muusikuid, luuletajaid, kunstnikke, ehtemeistreid ja väga õdus ja intiimne meeleolu on nendel kokkusaamistel. Need toimuvad kooli raamatukogus ja tunnike 1,5–2 selliseks koos olemiseks, koos mõtlemiseks on olnud tõeliselt nauditavad. Tagasisidega nendelt õpilastelt on olnud väga soe. Novembri viimasel nädalal toimus meie koolis kodanikunädal, mille vältel oli meie koolis palju huvitavaid loenguid. Kodanikupäev on tähtpäev Eesti Vabariigis, mida tähistatakse iga aasta 26. novembril. Selle päevaga seoses soovitakse tõsta kodanikuuhkust. Kodanikupäev on orienteeritud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele sõltumata rahvusest. Nädala eestvedajaks oli Urmas Persitski ning sellega seoses toimus palju erinevaid üritusi meie koolis. Miks korraldatakse meie koolis kodanikunädalat? Kodanikunädal on meil iga-aastane traditsioon ja see on seotud kodanikupäevaga. Meil 26. november on kodanikupäev ja tavaliselt me olemegi siis just sellel nädalal, kuhu see päev satub, oleme korraldanud siis kodanikunädala. Ja mis selle raames toimus? No tavaliselt ongi me oleme planeerinud siis terve nädala peale päris mitmeid üritusi. Ja sellel nädalal konkreetselt meil on käinud külas mitmed külalised. Meil on käinud näiteks 9. klassidele esinemas veebipolitseinik, kes on rääkinud siis internetiohtudest. Meil täna reedel tuleb esinema 2 Maksu- ja Tolliameti esindajat, kes räägivad siis sellest, kuivõrd tore on Eesti riigis makse maksta. Siis meil on käinud külas Välisministeeriumi esindaja, kes nüüd rääkis meil siis sellest, millised ohud välismaal meie kodanikke võivad siis tabada äkitselt. Ja meil on käinud ka esinemas nüüd Tartu maakohtu kohtunik, kes rääkis meile seoses nüüd meie põhiseaduse 20. aastapäevaga rääkis siis Eestist ja Eesti põhiseadusest. Teema koolivorm versus tavaline riietus on saanud üsna populaarseks. Kohe saame teada, mida arvasid meie kooliõpilased. Täna uurime kooliõpilastelt, mida nemad arvaksid koolivormist. Mida arvaksid sina koolivormist? Ma arvan, et seda pole vaja. Mina tegelikult pooldaksin koolivormi ja pooldaksin näiteks põhikoolis üle terve eestilist koolivormi. Mina olen see põlvkond, võib-olla kes ise pidi käima selle koolivormiga ja võib-olla mul on ka teistmoodi suhe.
sinna koolivormi, aga noh, miks ma nagu õpetajana tahaks, et õpilastel oleks koolivorm, sest see mingil määral nagu võrdsustab õpilasi. Ma arvan, et seda ei peaks olema. Ja miks nii? Sest see, ma ei tea, tavaliselt riided on paremad. See oleks väga tore. No minu arust on see mõttetu, kuna mulle meeldib, kui inimesed käivad oma stiiliga ringi. Midagi ei taha seda, see ei sobiks. Ja teie? Ei sooviks. Miks mitte? Sest kõik oleksid ühesugused, ei oleks erinevusi. Küsitluse tulemuste põhjal võime järeldada, et enamus inimesi on koolivormi vastu. Kivilinna koolis leidub ka väga palju tublisid sportlasi. 19. novembril toimus koolide vaheline pallide lahinguvõistlus. Nii poiste kui ka tüdrukute arvestusest tulid teistes klassides moodustatud võistkonnad esimesteks. Ka 4. klassid osalesid samal võistlusel, kus tüdrukute rühm sai esimese koha ning poisid teise koha. Täname õpetajaid Liisi Täht, Anneli Org, Külli Anijakob ja Karin Reinbergi õpilaste eduka juhendamise eest. No nii, kallid vaated, me saadan selleks korraks läbi. Minuga oli täna Õilmäe. Ja minuga oli täna Alex. Tänaseks kõik. Nägemist. Nägemist.